uuesti sündinud loo. Saunas külapoisid aru peavad minu vanavanemate tallu. Ehal käigu plaane paika seavad. Talus kauneid näitsikuid on mitu. Poiste plaan sai tehtud õige hea. Seda viisi noored mehe hakatisen. Mitmes talus käima ju ei pea. Minu onu Werner teadis öelda, kuidas plaan neil õnneks minna saab. Priske vorsti jupp nad võtku kaasa, muidu sammi kihvad kinstu lööb. Poisid vuntsisid end uhkelt üles, aga meelde see ei tulnud neile. Pahad külapoisid olid sammid, kividega luupinud just teile. Akna alla mehed pojad jõudsid, sammi seal nii hoolsalt pidas vahti. Oma kiusajateks neid ta arvas lausa, mahtra sõda läks seal lahti. Ei nüüd aidanud vorst, ei hurjutused, sammi sihtis poiste püksisääri. Vaesed ehal käijad taganesid, selges mööda maja seina ääri. Aga seal neid ootas kullakambri, lamkas taluhoovi võntsas rahus. Heino astus mürtstikaane peale, aimamata hädaohtu õhus. Prõksti murdus laud ja samal hetkel Heino vajus jalgu pidi läbi. Ei ta teadnud mõelda ega öelda, kumb on suurem hirm või hoopis häbi. Jaan see peletas seal kurja sammid, püüdes samal ajal Heinot päästa. Lärm läks nõnda suureks, et nad olid sattunud nüüd vihma käest tal räästa. Vanaisa tormas hoovi peale, hüüdis nägu punetamas vihast. Sandi lämmi marss nüüd sunniks sinna, küüri hinnast puhtas vengest lehast. Nõnda viisi vaane ehal käia, mitu tundi sai seal ennast pesta. Mõrul meelel mõtles sellist peimeist, siia tallu rohkem küll ei lasta. Ehkki kangeil mehe hakatistel ehal käik ju seekord ära jäi. Pole siiski halba ilma heata, lamkast uue kaane peagi sai. Lamkast uue kaane peagi sai.